oli pauguad. Investeerimisjutud. And action. Halloo, Pürs kuuleb. Tere head investeerimisuulised, te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimisalast podcasti Investeerimisjutud. Täna on 25. mai, minu nimi on Tarmo Tanias ja nagu ikka minu vastas hea sõber, kolleeg Meelis Maasik. Tere Meelis! Tervist Tarmo, tervist kõik kuulajad! Kas sina, Meelis, saad aru, mis maailmas toimub? Et vaatan siin erinevad uudised, mis Ameerika poole pealt tuleb, just nagu tarbijate poole pealt, et väga madal on see kindlustunne, ma ei ütleks, et Eestis ka asjaolud nagu väga head oleksid, aga kui me vaatame nagu Ameerikat, siis ütleme, nagu sulle meeldib öelda, börsid pauguvad, raha tuleb kõigil juurde, aga kui sul nagu aktsiad ei ole, siis ei tule ka raha juurde ja USA tarbijate kindlustunne on siis langenud ajaloo madalemale tasemele, et isegi koroona ajal on tullem, isegi ütleme siin viimase finantskriisi ajal 2008-2009 väidetavalt oli ka natuke lihtsam, et mis siis nagu toimub, et kaua see pidu nagu jätkub? Jah, et eks seda just tuleb hakata lahti vaikselt arutama, aga tõesti selle kindlustunde kohta, võib-olla vaata Ameerikas on väga tundlik see kütuse teema, et kui sul kütus on kallis, siis see kindlustunne nagu ongi see on inimõiguste rikkumine, kui kütus on kallis. Mõtlen, et USA on ikkagist väga rikas riik, on ju, et kui seal nagu see kütuse hind nii palju nagu inimestel nagu rolli mängib, et kuidas siis eestlased üldse hakkama saavad. Et Ameerikas väga tihti kirjutatakse mingisuguse tšekke kuponge peale, et inimesed hakkama saaksid, et ma usun, et Eestis on elu nagu mitmeid korda ikkagist kallim sellega seoses. Aga hakkaksid otsast minema, et vaatame tagasi nagu eelmisse nädalasse, et kõigepealt, mis turud tegid. Ja mis me rääkisime, et olge ettevaatlikud, et siin võib ühe aasta langusi tulla, on ju? Ja siin tuligi vist esimene siuke korrektsioon, ütleme, kus turud olid 3 päeva järjest miinuses, et vist ei olegi siukest langustsüklit alates selle Hormuzi väina kriisist näinud tegelikult, aga see, ütleme, see langus oli päris tervislik, et mingisuguseks paanikaks indeksite lõikes ei läinud ja me ütlesime ka, et siuksed teravatel asjadel võib tekkida siuke 30-40% langus ja tegelikult nii läkski, et need siukesed päris paljud kasvuaktsiad ja siuksed kuumast sektorid, seal oligi siuke 20-30, mõned aktsiad võib-olla 40% korra puutusid ära. Ja nii kiiresti, kui nad kukkusid, nii kiiresti nad hakkasid ka tagasi tõusma. Aga ütleme, nädala lõikes indeksid kõik rohelised, S&P seal ligi % üleval ja Nasdaq 1,2% nädalaga tõusu. Ja põhimõtteliselt nüüd on olnud niimoodi, et 8 nädalat järjest on USA turud tõusud, et see on nüüd siis kõige pikem tõus alates detsembrist 2023. Täna on nüüd siin mälestuspäeva tõttu on USA börsid küll suletud, on ju, ma vaatsin siin tuure, need hommik olid väga kenasti rohelises ja ma saan aru, et peamine see rohelisuse põhjus on see, et loodetakse ikkagi Iraanis mingit vahekokkulepet või? Ei lõplikku kokkulepet, aga seda nagu ei paista või? Jah, ütleme selles suhtes eelmine nädal tegelikult juba Trumpil oli nii-öelda mõttes Iraani korraks rünnata, et aga siis rünnak nii-öelda kutsuti viimasel hetkel tagasi ikkagist, et kuna seal mingid kõnelused väidetavalt hakkasid liikuma ja need Pärsia lahe nii-öelda riigid palusid natuke rünnakutega viivitada ja siin nädalavahetusel siis tundub, et mingisugune edusamm nagu on tehtud. Trump siin juba tweetis, et kohe-kohe, et viimistatatakse see lõplik nii-öelda rahutingimus ära valmis ja Hormuzi väin ilmselt avatakse, aga ma ei tea, minu see sama plaat on nagu liiga palju siin käinud. On jah, täiega on käinud, et kaua see sõda seal olnud juba on? Paar kuud? Paar kuud vist jah, et kogu aeg see rahu ootus on nagu üleval, on ju. Ja kui vaadata USA futuurid küll kauplevad juba, et need on päris korralikult üleval, siin 1,5%. No ütleme 2 kuud ja siis 2 kuud põhimõtteliselt on aktsiaturg järjest tõusnud, et põhimõtteliselt sõda, nagu see meie statistika oli, väin on ikka kinni, on ju, aga sõjal osta aktsiad ja töötab ikkagi.
ja, aga mis on nagu huvitav, et eelmine nädal keegi jällegi USA-s nii-öelda kasutab seda infot ära, et siin võeti naftas massiivsed put-optsioonid, niisuguse nädalapikkused optsioonid. Peavad väga täpselt teadma, sellist riski julged võtta. Ja just, et nädalased on optsioonid ja mille aegumistähtaeg on homme ja panus on selle peale, et nafta kukub $90 ja voila, pühapäeval läbi, Trumpi tweet on väljas, täna nafta hind on mingi 5-6% madalamal ja ongi seal väga lähedal 90, et keegi jälle nagu teenis sadu miljoneid dollareid. Mina nägin sellist meemi, kus oli Trumpi poeg, kes palus Trumpi siis olla natukene sõbralikum Iraani osas kuni järgmise teisipäevani. ja, et täpselt nii nagu on läinud, et aga ja, ütleme, vaadates niisugust üldist riski täna turul, et sul, ma kardan, et vaata, kui see nafta ka nüüd ära kukub ja see nii-öelda see rahudiil nagu tulebki, siis tegelikult tänane risk on see, et turg paneb veel pauguga üles, et siin nagu hullemaks kuidagi nagu minna enam ei saa, et mis teeb nagu turgudel olemise üsna positiivseks hetkel, et sul nagu kõik need muud riskid on kuidagi hinnas sees, aga seda riski võib-olla ei ole veel täielikult hinnastatud sisse, et kui nüüd tulebki maksimaalne rahuleping, et ja ütleme, eks eelmine nädal oli nagu meie portfell oli ka ikkagi päris positiivne nädal, et kõik stokid liikusid päris hästi üles. Ja mis päris, ma ütleks, et päris asemel kasutaks sõna väga. Me pärast jõuame seda rääkida, aga ütleme siis võib-olla suurusjärgu ärakuulajatele, et mingi hetkel see teravam portfell meil oli 14% miinuses, nüüd on 24% plussis, ütleme üle 40% on sealt tõusnud, põhimõtteliselt 2 kuuga on. 40, pane see siis nagu aasta baasil on ju. Aga põhimõtteliselt väga sarnane sellele, mis oli eelmine aasta, siis kui me läksime rohkem küll, ütleme, indeksitega SP500 ja Nasdaq ja DAX on ju, kui see tolli teema oli seal ja siis me nüüd otsime üksikaktsiad on ju. Jah, te jõua seda kasumit tõesti enam vastu võtta, et tuleb vist minna sammud seada sinna WHO esinduse poole, et pange enda AMG-d valmis, et investeerimisjutud tulevad teile külla ja pange need õiged AMG-d valmis on ju, mitte AMG paketiga on need mikrounid on ju, mis siin linna peal ringi sõidavad. Ja aga lihtsalt ma kuulan sinu häält, et ülbus tuleb enne langust, et ma ei tea, võib-olla peaks müüma hakkama. Vara veel, me oleme supertsüklis ikkagist. Aga mis siis nagu edasi saab, Meelis, et nagu ma ütlesin, et täna on turud nagu kinni, on ju. Mina olen näinud erinevad prognoose, et tõesti, et Ormusi väin tehakse lahti, seda vähemalt ütle mingiks ajaks on ju, et tehakse siis võib-olla selline, et normaalne majandustegevus jätkuks ja siis see põhiteema, kus see lahknevus on kõige suurem, on see uraani omamine, Iraani poolt uraani rikastamine, et kindlasti te ei tohi nagu võimalus saada, et aatompommid teha ja nii edasi, aga tahetakse selle teemaga nagu eraldi edasi minna, et väidetavalt on ja siis nagu normaalne majandustegevus siis nagu saaks jätkuda, on ju, et raske öelda. Jah, ütleme, tegelikult raske näha, et sealt mingit niisugust head rahu austusest tuleb, et siin ikkagi see spreed on minu eest sama suur ikkagi. Iraan kommenteeris seda niimoodi, et need kõik pealkirjad on tõesti nii, nagu sa ütlesid, et kohe-kohe tulemas, mingi selline nagu läbimurre ja Trumpi ütles, et ka, et me oleme nagu põhimõtteliselt finissis hirgel, on ju. Aga siis Iraan kommenteerib seda ise niimoodi, et need avaldused on kõik mõeldud Ameerika valijatele, et neid siis nagu rahustada, aga et Iraani poole pealt nemad küll ei näe, et kohe oleks nagu siin asjad nagu paigas. Ja mul oli nagu Iraani poolt ka silma, et nemad nagu ei plaanigi sellist rikastatud uraani USA-le nagu välja anda. Ja te anna seda, jah. Et aga samas teise külje pealt samas Iraanil nagu aeg tiksub, on ju, et siis ka Iraani majandus seisab. Selleks olekski see väin vaja lahti saada vähemalt. Ja kui vaadata on ju kõrvale, mis Pärsiala riigid teevad, siis on ju, seda me teame, et Saudid astusid sinna välja OPEC-ist, on ju, et neil mitte Saudid, aga Araabia Ühendemiraadid.
jah, just, et neil nagu enam seda müügipiirangut naftale täna ei ole, on ju, ja neil täna on üks toru, on ju, mis läheb sellest Hormuzi väinast mööda sinna Omaani lahte, see on Fujairah linna, on ju, et selle läbilaskevõime on seal 1,8 miljonit barrelit päevas, siis tänaseks nad on juba valmis saanud teise toru 50% ulatuses, et teha nii-öelda teine toru sinna sadamasse sama sarnase läbilaskevõimega, et sisuliselt järgmine aastal see toru on valmis, et siis tegelikult ütleme, neil osadel riikidel enam ei olegi nagu nii kriitiline, et see väin nagu lahti oleks, et riigid nagu suudavad leida alternatiivseid kanaleid pidi, et kus see nad ei taha niimoodi nagu Eestis on, et Auvere elektrijaam on kogu aeg remondiks suletud, nad tahavad ikka normaalselt äri teha. Jah, et ja Iraanil nii-öelda aeg tiksub, et neil see nii-öelda ütleme, see alternatiivkulu läheb nagu ainult nagu keerulisemaks seal seda väina kinni hoida. Üks teema oli veel huvitav, sa tõid välja Trumpi need tehingud on ju, et väga edukad on võtnud tõesti suuri positsioone siin juhtivates tehnoloogiaettevõtetes eelkõige, aga mitte ainult, ja siis olid, ütleme, need juhtivad ettevõtete tegelased olid ka kõik seal Hiinas kaasas, ja nüüd tuli siis nagu uudis välja, et Trump on pannud siis, mis pole muidugi üllatus, et kõikidele juhtivatele kohtade alates nagu FBI-st ja Maksuametist ja kõik on oma sõbrad nagu etteotsa pannud ja et siis suutis läbi suruda sellise asja, et tema ja siis tema poegade vastu ütleme, ei tohi nagu ajaloos tagasi vaatama minna, et mis tehingud ja miks nad teinud on. Jah, siin millal me rääkisime, et palju tal neid tehinguid on, et kvartalis oli seal 3700 tehingut, et siseinfoga siin kauplemine USA-s on tegelikult väga rangelt. See on nagu mõtlengi, et kuidas siis nagu osad nagu võivad. Jah, no kui sa presidendi lähikondlane oled või president ise, et siis tema võib. Jah, ma ei tahaks seal turul nagu olla, kui ühel on nagu sellised privilegeeritud õigused, aga las see jääb sinna, et võib-olla natuke räägime siis sellest ka, et Trump läks siis Hiinast koju, ma ei tea, mingid lepingud ta seal sai ja tahtis seda kindlasti mitte nii palju, kui ta tahtis, aga ega siis nagu Venemaal ju paremini ei läinud. Jah, et kohe, kui Trump on ju Hiinast ära läks, ma tea, kas oli kohe järgmine päev, millal see Putin sinna kohal lendas. Paar päeva oli vahetist, jah. Ja nagu ma aru sain, põhiteemaks oli see gaasitoru, mida Venemaa tahab siis Hiinas ehitada, et neil see Power of Siberia 1 on nagu olemas, mingi väike, aga nad tahavad nüüd Power of Siberia 2 nagu ehitada. See on väga pikaajaline projekt, on ju. Ja täna tõesti selleks on nagu ideaalne aeg, on ju, Hormuzi väin on kinni, gaasitarned ei liigu, et on hea nagu see vanem teema nagu laua peale panna ja see projekt nagu taas algatada, aga tundub, et see plaan nagu ei võtnud sellisel kujul vedu, et ei pandud paika mingit konkreetset tegevusplaani ja mingit kava, et millal see nagu toru valmis võiks saada ja see, ütleme, see teeb kogu sellest Vene külaskäigust ikkagist läbi kukkumise, et venelastel täna ikkagist ei ole seda gaasi kuskile müüa, et parim klient, kes oli Euroopa, on ära lõigatud ja ausalt öeldes ma ei kujuta ette, mis nad täna selle gaasiga teevad, või et mis on nagu rahaliselt tohutu kadu nagu venelastele, aga ja samal ajal vaatasid siin nädalavahetusel uudiseid, mis ukrainlased teevad, siis jällegi venelased on kaotanud ühe sadama tünnid, Novorossija sadam, ütleme, see nafta ladustamisterminal lasti täiesti pilbastaks, et seal on jälle sajad miljonid samate õhukaitse puudub põhimõtteliselt. Jah. Nii suur riik sa ei jõuagi igale poole panna. Ei jõua ja neil puudub suures pildis, et kuidagi venelased või Putin on otsustanud rohkem nagu kaitsta nii-öelda endale kuuluvaid kinnisvaralisi objekte versus strateegilisi objekte, mis on ju sadamad ja mingi sõjaväelised taristud, on ju. Et siis Ukraina kasutab seda päris ilusti ära ja see muidugi on ajanud venelased puru viha täis. Arusaadav ja loomulikult siis võeti ka
Oresnik välja, palju see maksab? Meeletu raha. Oresnik jah, see on niisugune keskmaa ballistiline rakett seal, selle lendamiskaugus äkki mingi 5500 mingi kilomeetrit ja jällegi siis sellega kasutati võimalust ja pandi sinna, ma teaks, Kiievi lähedale kuskile. No aga hävitati 3 garaasi. Kreitsa saaks asja. Jah, et sisuliselt see Oresnik on mõeldud kandma tuumalõhkepead, aga venelased tuumalõhkepead ei ole sinna otsa pannud, et sisuliselt see rakett nagu teeb pauk, ja seal ei ole nagu niisugust plahvatus ohtlikku ainet seal. No see on nagu psühholoogiline rünnak ikkagi rohkem, et näed, mis me võimeliseks oleks. Jah, on võimelised ja tegelikult kõik see rakett ei ole nagu täpne, ta jõuab ilusti kohal, aga ta ilmselt täpsusraadius on kuni paar kilomeetrit, et siis ta lükkab need kassetid laiali ja sisuliselt täna nad pommitavadki nagu tühjade mingi kassettidega, mis tekitavad mingi kineetilist natuke damage'it, et sul mingi rauatükk kukub kuskile maha, et jah, tõesti, et mingid garaasid lasti õhku, aga vaadates, mis hinnaga see Oresnik, ilmselt see üks pauk maksab 25 miljonit ja nad suudavad aastas toota 4 raketti, et sisuliselt nad lassid 2 tükki nagu ära, 50 miljonit ja hävitasid ukrainlastel mõned garaasid, et see näitab, et kui meeleheidel venelased on, neil rinne ei liigu, ukrainlased teevad nagu nii kõvasti nagu haiget ja tundub, et ka see Krimmi poolsaar on täna langemas isolatsiooni, kuna ukrainlaste droonid on läinud nagu niivõrd heaks, et see Mariupol Krimmi maantee on täieliku droonivalve all, nii et seal on iga paari kilomeetri tagant mingid rekkad ja sõjaväeautod nagu tee ääres tossavad õhku lastud, ja lisaks selle silla kõrval, need praamid on juba tükk aega tagasi kõik ära lastud, et ainuke viis nagu täna nagu midagi vedada ongi see sild, aga nad ei julge sealt silla pealt ka vedada, nii kui sa sealt selle naftarongi teele paned, sul on väga suur oht, et tuleb droon, paneb sinna sisse ja kogu see sild jälle põleb. No see on sümbolväärtusega ka see sild seal. Ja, et ma ei välista, et kui see sõda ükskord läbi saab, et siis kahjuks Krimm ei kuulu enam Venemaal uuesti, et ukrainlased võtavad selle tagasi. Jah, aga ütleme siin Vene majanduse poole pealt see ju midagi head ei tähenda, et ikkagi peaks olema aja küsimus, kus ikkagi Putin peab nagu tõsiselt läbirääkimiste laua taha istuma. Ei, muidugi see, ma arvan, et see statistiline mask, mis on siin kuvatud Vene majanduse tugevusest, see rebitakse sellel aastal täielikult maha, et siin tuleb ikkagi reaalsus kohale, et kui mõtleb Venemaa reaalsete naftatoodangust 25% on täna maas, ukrainlased on selle lihtsalt sodiks lasknud, et kui nii edasi läheb, siis venelastel ei olegi enam naftat võimalik müüa. Nagu ja mida muud neil müüa on? Kartulit. Aga räägime siis natuke teistest riikidest ka, kellel on midagi peale kartuli ka müüa, ja USA siis peame silmas, et eelmine nädal suurtest firmadest siis tuli viimasena Nvidia oma tulemustega. Kuidas sulle tundus? Üllatust ei tulnud selles mõttes, et ta on alati selline tubli olnud, ootusi ületanud. Dividendi tõssid massiivselt, enne maksis 1 sendi dividendi, nüüd 25 senti, hiildi mõttes see muidugi midagi ei tähenda, aga 80 miljardi eest ostavad aktsiad tagasi, kui me vaatame turuväärtusest 5,5 triljonit ka väga ei tähenda, aga raha neil ikka jagub ja äri läheb. Ja, et mulle meeldib alati nagu Nvidia tulemustest välja lugeda selliseid vihjeid, et kuna see Nvidia on nagu number 1 kõige suurem on ju elukas siin kippide ja tehnoloogia firmade hulgas, et siis ta on ka nagu siuke kogu turu suuna näitaja, et kuhu poole see turg hakkab nagu liikuma. Ja tõesti sealt, kui sa hästi Jensen Haugi siukest sõnamõttu vaatasid, siis tema ikkagist sõnum oli see, et see AI infrastruktuuri buum on kirenemas. Ja, et suhteliselt alguses ikka. Ja, et nad näevad nagu sealt väga-väga suurt kasvu, isegi dramaatilist kasvu ja see kõik on liikumas selle füüsilise AI maailma poole, kus on kõik see robootika on ju, igasugused autonoomsed sõidukid,
ja muud sellised väiksed robotid on ju, noh, see ongi see füüsilise tehisintellekti tulek ja see ongi see nii-öelda next leg arengu kuni sinna faasis. välja, et sul on nagu füüsiline, ütleme, sõjavägi ka selline, põhimõtteliselt ongi robotid. Droonid samamoodi, mis on autonoomsed, võtavad ise otsuseid vastu, seal on AI peal, noh, see on kõik see tulevik ja noh, lisaks on ju, me võtsime eelmine kord ka niisugust Oster, noh, lidari tehnoloogia ettevõtet, need kõik seadmed vajavad silmasid, on ju, see lidar annabki neile silmad, 3D pildid on ju, et see kõik on nagu sellega seotud ja tegelikult noh, kui vaadata Nvidia tulemusi, siis noh, jällegi me näeme, et data center'ite revenue'd 75 miljardit, et sisuliselt aastaga on nagu 92% kasvu, noh, tuublisse läinud on ju. Aga Micronil on midagi sarnast on ju, selles mõttes see on kogu sektor on ikkagi kuum. Ja väga kuum ja isegi noh, kogu revenue'de poolest ma vaatasin kvartal 20% kasvu, noh, nii suure firma kohta, see on nagu noh, meeletu elukas, et väga heade tulemustega, et jah, okei, ta aktsia-hind võib-olla ei liikunud, seal nagu ei ole enam nagu sellist üllatust, et mis nagu... Ja no, ettevõte on suur ka juba, on ju, raskem kasvada. Jah, aga selles suhtes kõik on nagu väga okei ja liigub nagu õiges suunas, et noh, suures pildis noh, tõenäoliselt see Nvidia ikkagist ma ei tea, 2-3 aasta jooksul me näeme ka 10 triljonit valuation, et täna ta on seal poole. Täna minu teada juba Nvidia on selline, et kui nagu teda riigina võrrelda, siis ta oleks 3. kohal USA Hiina järel. Ja noh, ulme täiesti ulmeline, aga noh, suures pildis, kui siin ikkagist nagu ridade vahelt lugeda ja see hästi nagu üldiselt kokku võtta, siis Nvidia on väga kindel, et noh, täna on ikkagist siuke aastate pikkune innovatsioonilaine ja see on suurim siuke infrastruktuuri ülesehitus, mida võib-olla inimajaloos üldse nähtud on. No vaata, tema juht oli ka ju seal loomulikult Hiina delegatsioonis kaasas on ja noh, sõi seal Pekingi tänaval Hiina toitu, oli väga rahul ja tegelikult kui kommentaarides vaadata, siis noh, üllatust ka ei tulnud, et noh, suurimat kasvu näevad tegelikult Hiina turul, aga selleks oleks vaja nagu suhete paranemist natuke. Ja võib-olla tulebki seda arvestada, et ma vaatasin Nvidia nii-öelda guidance'is ja neid pole nagu Hiina tulusid üldse sisse null nagu, et kui sealt hakkab ka nagu korralikult peale tulema, et siis see võib olla see mingi üllatusmoment. No siis ongi 10 triljonit. Jah, vabalt, et selles suhtes väga siuke hea info nagu Nvidia poolt, et mida nemad näevad ja mis tunne neil on nii-öelda järgmiste aastate suhtes, et see annab nagu olulist kindlust noh, investeerida kõik nendesse data centeritesse, kiibiettevõtetesse, kõik nii-öelda alamkihid, mis seal nii-öelda tekivad. No ma pigem mõtlen järjest enam, kui ma vaatan need andmekeskused ja noh, see nagu tugistruktuuri, kogu see energia pool hakkab mulle järjest enam nagu meeldima, et kui sul on energiat nii palju juurde vaja on, siis noh, peab investeerima päris palju. Jah, absoluutselt. Ja et energiast muidugi võib ka rääkida, et sinna Bloom Energy, mis meil on ka portfellis on ju, et ka siuke fuel cells tehnoloogia, et tooda nii-öelda koha peal energiat maagaasist, et nüüd sõlmisid Nebiusega koostöölepingu, et kus samamoodi, vaata, Nebius ongi data center'ite ettevõtte, neil on energiat hästi palju vaja ja neil on nagu noh, ideaalis see võiks olla nagu puhas energia, mida Bloom pakub ja tänu sellele siis nad saidki või Bloom Energy sai $2,6 miljardi suuruse tellimuse Nebiuselt. Ja nad sellised ongi väga head diilid. Ja et see nagu näitabki, et see turg on nagu liikumas selliste lokaalsete lahenduste peale ja tegelikult siin me võtsime ka ühe uue positsiooni. Sama Fuel Cell, FCL, jah. FCEL, Fuel Cell Energy ja miks me nagu selle võtsime, et siis ta on väga sarnane business Bloom Energy'ga, neil on samamoodi see nii-öelda Fuel Cell tehnoloogia, mis sobib nii-öelda data center'ite energia
genereerimiseks ideaalselt ja neil on nagu uus toode just väljas, mis ongi nagu sihuke 12,5 megavatine power back, mis nii-öelda sobib energia tootmiseks, nii et see fuel cell, ta on nii-öelda sihuke nagu väike baby Bloom Energy et market cap on nagu üks. Raha ta vist veel ei teeni? Raha ei teeni et ootused on suured, sellepärast ta on siin päris kiirelt nagu lendu läinud, et aga et ütleme, see ongi sihuke ootuste peale mängimine, et kuna seda energiat, USA-s, kas 2030 aastaks käid välja selline number, et USA-s on puudu 200 mingi kilovatti uut energiat ja kui sa võtad nagu väga suure mingi pulgaga, et 1 kilovatt energiat on umbes 1 tuumajaam, et siin pole võimalik ehitada nagu 200 tuumajaama mingi 4-5 aastaga, et siin tuumajaama, ma ei tea, minu see 1 kilovatti ehitamine on 7-12 aastat nagu. Jaa, see võtab aega. Ma siin Soome peal näen, kus need asjad nüüd venisid on ju. Just, et ja siin turg nagu otsibki selliseid uusi lahendusi, mida saaks kiirelt tekitada, mis oleks rohelised ja mis ei häiriks nii-öelda ümbruskonda, et tegelikult kõik see nii-öelda gaasiturbiinid teevad häält, neid sa ei saa võib-olla väga siuke kesklinna panna, et siis fuel cell tehnoloogia ongi siuke hästi vaikne, ta töötab nagu nii-öelda kummutatud veeaurudel, ta on roheline ja ei ole vaja nii-öelda väga suurt võrguühendust, et see toodetakse koha peal. Et väga huvitav teema, et seda Suurpeeter võttis enda portfelli sisse. Ja pärast räägime täpsemalt veel, kuidas sellega läinud on ja teiste asjadega ka, aga kui me siin rääkisime Nvidiast, mis on nagu vaieldamatu staar, siis 5 aastat tagasi umbes, ütleme siis maailma suurim ettevõtte oli Apple, ütleme, kes ka endiselt ju tugev ja kellel läheb ka hästi ja loodab hästi Hiina peale, aga ta ei ole enam maailma nagu turvas kõige suurem ettevõtte, aga siis arvutati siin nüüd välja, et viimase 14 aastaga Apple on siis dividendide ja aktsiate tagasiostudega põhimõtteliselt oma investorid premeerinud $1 trillioni. Ka ikkagi paras rahamasin olnud. Jõhker, triljonid. Triljon. 14 aastat küll on ja ka $1 trillion. Jah, aga üks teine suur superstar on SpaceX, kes tuli enda prospektiga nüüd avalikult välja. Ja ma vaatasin, et põhimõtteliselt SpaceX ja jalgpalli MM tulevad sama ajal. Okei. No 2 suurt sündmust siis, aga ütleme, väga huvitav oli ikkagist vaadata, et täpselt kus revenue'd tulevad ja ettevõtte tegelikult on hetkel kahjumis, viimane kahjum on selle 4 miljardit, kas oli aastas või kvartalis või, et ilmselt kvartalis Kvartal, 4 miljardit dollarit on ju ja kui täpsemalt veel numbrid vaadata, et siis vaba rahavoog -9 miljardit, et nad on korralikult nagu cash'i põletanud. Need on uut raha vaja. Seda nad ka saada, 75 miljardit on siin nagu tulemas, aga siuke, vaadates äritulusid, et on päris hea kasv olnud, 14 miljardi pealt liikunud sinna 19 miljardi poole aasta ajaga, et aga kui sa vaatad nagu, kus need põhiliselt raha teenivad täna, on Starlinkist 70% tuludest tuleb siis Starlink satelliidi ühendus on ju. Lisaks siis raketibusiness on hetkel ainult 13% nende tuludest ja kõige suurem nagu rahapõletaja on XAI, et tehisintellekt ja sealt tuleb ainult 17% tulusid hetkel. Aga seal on potentsiaal jällegi, võib-olla, vähemalt ma arvan Muski meelest. Jah, et ilmselt tõesti, et seal ütleme, kus on kõige suurem potentsiaal, ilmselt ongi see Starship kosmoseraketid ja siis XAI, et jaa, lihtsalt mulle ilmsesti meeldib vaadata Muski seda motivatsiooniprogrammi, ma mäletaks, eelmine nädal seda rääkisime, aga kui kõik ei kuulanud, siis tal on ju seal motivatsioonipaketis sees, et kui ta 1 miljon inimest Marsile elama toimetab,
ta saab, ma ei tea, mingi miljardite eest täiendavate osalusi seal on. Ja see on jah ilmselt mingi 10 aasta vist eesmärk, et jõuda Marsile ja nii-öelda tekitada inimeste koloonia, et 1 miljon inimest, eks peab need inimesed leidma ka, et kes on huvitatud sinna Marsile minema. Aga siis varsti tulevad, ma ei tea, 20 aasta pärast tulevad planeetide vahelised jalgpallimaailmavõistlused. ja, aga teine eesmärk, et kus see peamine raha hakkaks veel tulema, on kosmose datacentrid. No sellesse ma usun võib-olla isegi kõige rohkem. Aga sellega nagu tegeletakse, et ilmselt seal mingi jahutusega mõeldakse mingid paremad tehnoloogiad välja, ja kosmoses, nagu me teame, on päikeseenergia kogu aeg 24/7 olemas, et seal võib nagu see point olla, aga nagu valuationi poole pealt, nagu ma ütlesin, et SpaceX aastas teeb, ütleme, 19 miljardit äritulusid, on ju. Et samas kui võrrelda Nvidiaga, siis Nvidia teeb kvartalis ligi 100 miljardit ja pane siis turuväärtus nagu vastu, ühel on 5,5 ja teine tuleb sinna 2 kanti. Jah, et turuväärtuselt nagu on SpaceX poole väiksem kui Nvidia, samas kui vaadata nagu revenue'de poolest, siis Nvidia teeb nii-öelda 20 korda suuremaid tulusid. On ju. See näitab, et seda kas nüüd õhku, aga seda lootust on seal väga palju sees. Jah, lootust on sees, aga eks Elon ja see Muski siuksed ettevõtted nagu ongi täiesti anomaaliad, vaata ennemgi olnud see Tesla on ju siiamaani, et kui sa paned kõik autoettevõtted kokku, et siis Tesla on oluliselt suurem, et mine sa tea, võib-olla selle SpaceX-iga läheb samamoodi, et keegi täpselt aru ei saa, et maailma kõige kallim ettevõte, et keegi aru ei saa, aga kõik ostavad. Jah, kõik ostavad ja kõik usuvad, et this is the next big thing, et et ootame juunis listimist ja ausalt öeldes mul pole õrna aimugi, kuidas see nagu turgu võiks mõjutada, ühelt poolt nagu tundub, et selles SpaceX-i IPO-s osalemiseks peaks nagu kuskilt raha tekitama, suuri tehnoloogiaettevõtted müüma, et kas see turg nagu peab nagu vastu sellele müügisurvele ja siis kogu see nii-öelda SpaceX-i listimine, et kuidas see läheb, ütleme täiesti siuke loto, et ei oska nagu... kui ma vaatan neid turuväärtusi, on ju, kõik on siin triljonitesse võimsamad, on ju, ja siis ma mõtlen selle sama Venemaa peale, on ju. Et kui mannetus ja Venemaa majandus ja need ettevõtted nagu on, ja siis vaatad, et gloobuse peale on ju, kui palju seal nagu maad on ju, potentsiaal, loodusressursse kõik on ju, ja kuidas on siis nagu see riigi juhtimine neid asju mõjutab. Jah, et eks on valikute küsimus, et kui sa tahad seal Donbassis mässata inimesed droonide vastu, et 5. aastat on ju, ja siis samal ajal sul nagu Moskvas kohati on internet ja Peterburis polegi internetti, on mingid auklikud on ühendused, siis teine riik on lendab kuu taha küljele, kuu teisel pool sul on nagu internet olemas, on need on kaks nii erinevat arengufaasi vahel. Ja ütleme isegi niimoodi, et juhtub mingi ime, millesse ma ei usu, et Venemaa saab ka normaalseks riigiks, on ju, kui kaugel ta on oma arengus, on ju, kui palju aega läheb, ega teised ka ei maga ju. Ukraina laseb, ma arvan, et venelased tagasi kiviaega, et nad on nagu kiviaja poole teel, et teised riigid ikkagist vaatavad nagu kosmosetehnoloogiate poole, ainult datacentrid, AI, tehisintellekt, mingi robotid ise sõitvad robotid, nii edasi, et jah, üks on kiviajast, teine on nii-öelda tulevikus. Ütleme, kui ma vaatan eelmise nädalasse veel, siis ikkagi need midagi ei saa öelda, et tehnoloogiafirmad ikkagi nagu siin rallivad nagu kõvasti, et Dell Technologies, kelle tulemused tulevad tegelikult sellel nädalal 4 päeval peale turgu on ju, tõusis siin juba 22% ja Qualcomm tõusis siin pea 19%, et me oleme rääkinud, et Nokial läheb paremini, telekomiseadmete tootjatel läheb päris nagu hästi on ju, et ikkagi raha liigub sinna. Turul on siuke, mis faas on nagu siuke, momentum. Jah, täielik nagu momentum ja siuke ülemeelik faas natuke, et kõik, kus tõesti kõik asjad nagu pauguvad, see, et sul breakoutid töötavad. See natuke ohukoht ka muidugi, ma vaatasin siin, Meelis oled saatnud mulle küll, et USAs on ju
palju sellised indeksaktsiad ETF-e, kus on siis, ma ei tea, 3-kordse võimendusega, 5-kordse võimendusega on ju, ja on tehtud siis ka üksikute aktsiade peale on ju, siis nüüd nädalavahetusel tuli uudis, et selle, mitte Põhja-Koreaga, seal ma ei tea, ei ole midagi, aga Lõuna-Korea indeksi peale tehti siis ka 2-kordse võimendusega ETF. Okei, no tõesti, need on nagu meeletud tootlused, nagu mis seal ilmselt tekivad. Riskid ka teisipidi muidugi on ju, aga lihtsalt, kus on nõudlus, sinna tuleb nagu pakkumine on ju. Jah, et täna on see hetk, et kui sul turg on trendiv, siis need 2, 3, 5-kordsed asjad, need ongi nagu sellised optsioonilaadsed tooted, lendavad 100%. Ja eks me võime meesega nagu mõelda, täna meil nagu otseselt kaitsetööstust nii palju nagu sees ei ole, aga eelmine nädal ma natuke nagu mainisin, et alates nagu Euroopast on ju, need kaitsetööstuse ettevõtete aktsiad, tulemust on nüüd reaalselt nagu paremaks hakanud nagu minema ja marginid hakkavad paremaks minema, aga aktsiad hinnad on vahepeal kuidagi nagu alla müüdud, on eesotsas nagu Rheinmetalli ja Saabiga, siis Saab siin eelmine nädal tõusis 11% ja ütleme, need USA omad on ka tegelikult päris nagu huvitava koha peal, et arvestades, kui palju Trump siis tahab sinna kaitsesse nagu raha juurde veel panna ja lauarud ka nagu tühjad, et seda võib isegi siin natukene võib-olla vaatama hakata. Jah, ütleme... Tehniline pilt on lihtsalt täna tehniline pilt on jah, et sa saad nagu discounti, aga momentumit ei ole. Jah, momentumit ei ole, et see ongi see alternatiivkulu, et ostad ennast sinna sisse ja siis vaatad kõrvalt, et kuidas kõik muud asjad pauguvad sul mingi 10, 15, 20% päevas ja niimoodi nädalaid ja siis istud seal nagu enda sureva mingi koti otsas. Et... No jah, et eks need kaitsetööstuse asjad, selles mõttes nagu pankrot ei lähe, aga lihtsalt võib-olla on alternatiivkulu on just see on suur jah, et see on suur, et samal ajal kui teine kasvab nagu kiiremini. Et. Ja üks huvitav uudis tuli reedel veel, et Quantum aktsiad. Need on ka palju tõusnud, jah. Et need hakkasid siin reedel korralikult paukuma, et nad olid päris tükk aega nagu, olidki niisuguses varjusurmas, et kõvas langustrendis, et tundub, et nüüd Trump pani selle langustrendile punkti, et hakkas seal Quantum ettevõtetes osalusi ostma nii nagu iseendale? Ütleme, et USA kui riigile. Okay, riigile, selles suhtes, et kuna need on strateegilised sektorid, mida nad näevad, et kuna seal ilmselt need Quantum ettevõtted, seal nagu on mingid eelised igasugustel ravimite arendamisel ja krüptograafias ja nii edasi, et siis võetakse seal mingites ettevõtetes strateegilised positsioonid, et kuuluks ka riigile, et päris keegi need lambist nagu ära osta ei saa mingi Hiina rahadega või midagi niisugust, et siis seal sektoris läks korralikuks ralliks ja täpselt sama asi tegelikult tehti ka kas mingi aasta tagasi umbes nende haruldaste muldmetallide sektoris, et kus sektor läks täiesti pöördesse, et nüüd sama asi tundub olevat ka siis Quantum sektoris ja näiteks IBM saab nii-öelda riigilt selle $1 miljard ja ta peab ise investeerima ka veel nii-öelda $1 miljard, et selle Quantumi tehnoloogia arendamiseks ja igasuguseid muud need väiksemad sellised D-Wave ja Riketid ja need saavad ka nagu igaüks 100 miljonit, et arendada enda tooteid välja, nii et ja siis USA nii-öelda võttiski nendes paljudes ettevõtetes seal selline vähemusosaluse, et kontrollida nende ettevõtted, et jah, seal tõenäoliselt võib siin pööre olla sündinud. Enne kui me läheme nüüd nende virtuaalportide juurde, ma vaatasin, et ütleme, suured ettevõtted on kõik oma tulemustega nüüd tulnud, et Nvidia oligi see viimane suurtest, aga ega see ei tähenda, et nüüd huvitavad ettevõtted veel ei oleks, kes tulemustega tulevad, et kolmapäeval peale sulgemist näiteks Marvel, mis on ka siis suure Peetri kasvuportfellis sees, mis on 90% juba tõusnud, mis on nagu kuidagi nagu kiiresti läinud on ju, siis kes on siin surve all olnud viimasel ajal on siis Salesforce ja Snowflake, tulevad nagu samal päeval, on Synopsys tuleb samal päeval veel ja neljapäeval tulebki siis Dell põhimõtteliselt peale nagu turgu ja Okta on võib-olla ka huvitav meelis, me oleme sellest ka natuke rääkinud on ju, et tuumaenergia, et tuleb ka siis Okla. Või Oklo, jah. Mul on mingi teine asi, see Okta. Okay. Okta meil kunagi oli seda sees. Jah, see on teine, see ei ole Cyber security. Jah, see ei ole Okta. Aga
virtuaalportaalide poole pealt siis pole leidnud sellised väga atraktiivsed asju nagu rahavoo poole pealt, et seal ei ole nüüd teinud siin tehingud siin juba paar nädalat, et raha on siin natuke kogunenud ka dividendidest, ehk siis nüüd tuleb jooksvalt vaadata, kiirustada ka kui taha, aga siis kasvu poole pealt siis tõesti Ireeni ostsime juurde ja siis kui Meelis seda mainiski sama FuelCelli on, et selle FuelCelliga läks muidugi eriti hästi, väga tihti ei juhtu, et ostad ja nädalaga tõuseb 30%. jah, et tegelikult selle... Summad ei ole ka suured, aga ikkagi ajastus oli nagu hästi. Jah, et selle Ireeniga samamoodi, et kui nädalaga siin 30% langust, et siis kasutasime natuke võimalust positsiooni suurendada. Aga läheme siis küsimuste juurde, et muidu me ei jõuagi kõigile vastata, et Karel on meile kirjutanud, et võib vist öelda, et Liveni IPO kukkus läbi, äkki paari sõnaga kommenteeriti, et mis läks valesti. Ma ei tea, kas see nüüd otseselt nagu ettevõtte poole pealt midagi nagu valesti oli, alati võib öelda, et kas see aktsia oleks võinud nagu odavamalt hinnastatud olla, ma arvan, et see ei olnudki nagu peamine põhjus, et aga üldse, ma ei tea, kus sulle Meelis tundub, aga see, Eesti turg on kuidagi nagu pildilt maas, on ju, ma olen ise ka võib-olla olen natuke liiga sinisiilne olnud, et lootud, et tulevad nagu kiiremini tagasi, et pigem ostetakse siin võlakirju, on ju, mingid asju kõrgema yieldiga, on ju, aga tõesti nagu aktsiaid ei ole näha, et seda välisraha nagu tuleks. Jah, muidu kusjuures Swedi maja, väga kõrge on ju, istume seal suht tipus ka, just eile vaatasin või eelmine nädal, täna ka on ju, et palju tegelikult kraanasid siin Tallinna kohal on, siin väga harva näeb ikkagi, kus sul on mingi 6-7 projekti, vaata, kus on suured kraanad nagu üleval, et tundub, et see kinnisvaraturg tasapisi nagu on ikkagist nagu käivitumas, et sina vaatasid kraanasid, mina näen, kui palju laenumahud kasvavad, et ikkagi on näha elamist, aga millegi pärast see kajastu kuidagi nagu aktsiate hindades. Jah, et võib-olla see kunagi jõuab hiljem, aga IPO-st ostmine on alati siuke riskantne, et sul ei ole nagu mingit eelist tegelikult, Siis Artjom on kirjutanud, et tema on meid juba 4 aastat kuulanud ja et kõige huvitavam podcast Eestis, et täname ja ta küsib sellise ettevõtte nagu TK Tankersi kohta, et kas tasub seda vaadata, siin on veel need küsimusi olnud, need on, ma olen natuke maininud, et need ongi sellised, et mingil hetkel on need dividendimäärad hästi kõrged, siis on nad tavaliselt Bermudas või kuskil sellistes kohtades ka registreeritud, et dividend pole nagu tulumaksu ka veel, aga siis, kui vahepeal on nagu väga head ajad, naftahinnad on kõrged, tellitakse siis uusi laevu päris palju, siis investeeritakse üle ja siis tuleb nagu tsükkel muutub ja siis läheb nagu teistpidi, et kui keegi tahab sellistesse ettevõtetesse investeerida, siis et sellised aktsiad ei ole, et osta ja unusta. Tuleb siis silma peal hoida, et hästi nagu majandustsükli lõikes on ju, et siis Raul on meile kirjutanud Nvidiast, ma ei hakka siin üle mainima, ta toob ka välja need rekordtulemused ja nii edasi, aga et aktsia juba siis 4. korda järjest tulemuste järel kerges miinuses ja tal on selline hea küsimus, et kas siis nüüd pikaajalise investori jaoks oleks hea siis nii-öelda nagu DCA-d teha, et vaikselt nagu languse pealt osta või siis peaks vaatama juba võib-olla natuke nagu väiksemate ettevõtete poole, aga mis siis on nagu suurema kasvupotentsiaaliga, ta toobki selle Marvel või Armi välja, et kuidas sulle Meelis tundub, et? Jah, ütleme, Nvidia, kui sa soovid, ma arvan, et Nvidia on hea, et kõik siuksed langused on siiski ostetavad, et seal ütleme, suurem kasv on nagu ära olnud. Aga on stabiilsem jällegi. Ja stabiilsem ja kui turg siin kukub auku, et siis kindlasti see Nvidia nii palju ei liigu, nii nagu siin teised siuksed äkilisemad, mingi 30% nädalaga kaob ära, et natuke kindlam asi, aga ma usun, et me oleme ikkagist AI supertsüklis, et siin on 2-3 aastat veel investeeringuid ja raha tuleb turule küll, et kui sa tahad nagu ikkagist seda õiget kasvu leida, siis tõesti see on nagu seal kuskil väiksemates sektorites. Jah, aga see sõltub inimesest, kes tahab siis nii-öelda nagu kasvuaktsiates võib-olla natuke rahulikumad, siis on Nvidia nagu kindlam panus. No kui sulle raha meeldib, siis ole seal kasvuaktsiates. Jah. Kui raha ei meeldi, siis võta dividendi. See ei tähenda, ega siis
ma ei tea, kui sa ütled Buffettile, et sul raha ei meeldi ja mis sa Coca-Colat hoiad, siis ta saab natuke pahaseks, on ju, aga see sõltub inimesest muidugi. Ja noh, selleks kannatlikkuses, ma arvan, et kui teeks nagu sellise 100. matši kannatlikkuses Meelis versus Buffett, siis Buffett võidaks, on ju. Absoluutselt. No ma ei tea, sa pole nii kaua elanud, kui tema mingit aega nagu oodanud on ju, aga no see on nali lihtsalt. Noh, pigem võib-olla on lihtsalt see küsimus, et täna ka vaata hästi siuksed konservatiivsed investorid, kes nagu istuvad nagu turvasadamates väga madala tootlusega toodetes, et pigem vaadake peeglisse, küsige enda käest, et kas te tõesti soovite kogu seda AI supertsüklit taas maha magada, me ei tea, millal see nagu uuesti tuleb selline tsükkel või võib-olla järgmise 10 aasta jooksul ei tulegi nagu sellist investeeringute buumi, et kui te istute siin 3-4-5% nagu toodetes, siis kahjuks turg inflateerib teie varad mingil hetkel ära, et kõik need sõnaga AMD-d, Kiibid, Nvidiad, see on see sektor, kus on raha, see kasvab nagu. Ma loodan, et see nüüd Meelis midagi ära ei sõnanud ja sul on nagu õigust, aga põhimõtteliselt ma saan su mõttest aru, et et tõesti keskmine inimene on liiga konservatiivne. Et kui see tuleb isegi pensioniinvesteeringutest nagu päris palju välja, et inimesed, kellel on seal, ma ei tea, 30-40 aastat pensioni, on selgelt liiga konservatiivsed. Jah, et loomulikult see aktsiad ei liigu nagu sirgjooneliselt üles, seal tuleb ka nagu siin oli 2-3-40% langused, et see on selle volatiilsuse hind, see on tootlushind, ongi see volatiilsust, on ju. Et kui selle nagu üle elada ja ikkagi pikem siht võtta ja sa oled õigetes aktsiates sees, et siis tootlus võib olla nagu generatsiooniline järgmised 2-3 aastat. Lihtsalt võin nagu öelda, et seesama Meelise nagu seesama suure Peetri kasvuportfell, et 2 kuud tagasi oli päris kole, oli -15 on ju, ja nüüd on +24 on ju, lihtsalt kõikidele inimest, ja see on ainult 2 kuud on ju, ütleme siin, kui me paneme 5 aasta perspektiivi, loomulikult sellised langused tuleb nagu veel, aga küsimus ongi lihtsalt see, et kas sa püsid seal sadulas on ju. Ja, see on täielik psühholoogiline, eks eelmine nädal väga hästi oli näha ka, et tegelikult turg nagu oskab psühholoogiliselt väga valusatele kohtadele vajutada. No ta teeb ikkagi kõigile nii palju haiget kui vähegi võimalik ja tuju ära ajada. Ja, need, kes seal natuke hiljem ostsid seal Ireeni ja niisugused semikonduktoreid, siis nädalaga 30% käidi allpool on ju, ja kahjuks enda tunde pealt see 30% on enamus investoritele selline valukoht, kus loobutakse, et nüüd pannakse kinni ja see 30% oligi täpselt 1 päev. Buffett on tegelikult, kui sa aktsepteeri nagu aktsiate 50% nagu langust mingil perioodil, et siis ei ole kõige investor. Ja loomulikult seda tulebki treenida, seda vastupidavust, seda convictioni, seda riskitahet, et see tuleb nagu ajapikku. Ja kõigil ei tulegi. Jah, ei tulegi absoluutselt. Siis ongi see turvasadamad. Just. Aga Kaspari küsimus haakub natuke eelmise küsimusega, kui me rääkisime nagu AI-dest ja asjadest, tema läheb sinna tuumaenergia valdkonda ja loomulikult ta toob need samad asjad välja, et andmekeskused nii palju nagu nõudlus kasvab ja edasi. Ja me peaks selle nõudluse kasvu alles alguses olema ja ta küsib, et huvitav oleks kuulata meie arvamust, et kas tasub siis selle nagu teesi peale vaikselt siis tuumaenergia positsiooni üles ehitama hakata või on praegu riskid liiga suured, et oleks veel oodata. Ma arvan, et see sõltub jälle inimesest, aga ikkagi, kui seda nagu vaatad, mis toimub see nõudluse poolt, siis mingi positsioon võiks juba olla ja pigem siis nagu languse pealt juurde osta. Jah, et mulle tundub, et see sektor aktsiad on üsna tsüklilised, et kuna seal see on üsna uus tehnoloogia, seal väga paljudel ettevõtetel revenue'st ei ole nagu seda valmis toodetki, et siis see nagu, nad kõiguvadki turu nagu FOMO või siukse heade faasidega, et kui investorid on riskialtid, siis ka need aktsiad hakkavad nagu paukuma ja nii kui see sentiment muutub, siis need aktsiad müüakse jälle auku, et mulle tundub, et täna me oleme tõesti seal augus, täna on üsna hea ostukoht kõikidel nendel small nuclear energy moodul tuumajaama aktsiates, et see, ütleme, aasta pärast võib päris hea tootlus olla, kuniks jälle selgub, et
et võib-olla need tooted ei ole siiski päris valmis, ikkagist avastatakse, et revenue'sid ei tule veel aasta, võib-olla 2 ja siis need aktsiad müüakse uuesti auku, et nad on päris sellised väga volatiilsed, et kui saad mingi hea tootluse kätte, et siis kaitse seda. Ja, võtame viimase küsimuse, et Sten-Erik on kirjutanud ja tema on siis EBS investeerimisklubist, et kuulajatele teadmiseks, et EBS investeerimisklubi oli meil eelmine nädal siin külas on ja me Meelisega ka rääkisime natuke siin oma tegemistest ja podcasti tegemistest ja nad tänavad siis selle ettekande eest ja kuna tõesti kõigile küsimustele ei jõudnud seal vastata, siis Sten-Erik tänab alguses ka ma soovitasin sellist raamatut nagu Lumepall, et tuletan siis meelde, et kes ei ole seda raamatut lugenud, et see on Warren Buffetti põhimõtteliselt elulugu lühendatud versioon ja see lühendatud versioon on 800 lehekülge pikk, et see ei ole ainult investeerimisest, see on elu tõdedest üldse, kindlasti soovitame seda lugeda kõigil, aga tema küsimus puudutab siis riikide suurt võlakoormust, et Taavid on ka seda oma saadetest ja kirjutistes palju nagu rääkinud, et enamus riike siis elab üle jõu ja ütleme, et see võib ühel hetkel tuua siis võib-olla isegi kas nüüd sama suure kriisi kui aastal 2008 või veel suurema, et tema küsimus ongi selles, et mis me sellest arvame, et millal me siis jääme ka kokku põrkama. Jah, raske öelda, et tõesti seal ülevaates ma kiiresti vaatasin ka, et seal viidati just sellele, et USA valitsuse võlg on 39 triljonit. Jah, isegi 40 peaaegu pärast kasvab on. Ja see intressi teenindamisega seotud kulud on juba 1,2 miljardit. Ja see on suurem. 1,2 triljonit. Triljonit. See on suurem minu meelest, kui oli see kaitsekulu mingil hetkel. Ja, absoluutselt. Kuigi kaitsekulud läheb nüüd eest ära 1,5 peale, aga siiski see 1,2 triljonit intressi teenindamiskulu, see on nagu täna USA valitsuse kogu tuludes 22%, 1/5 on ja, et summad on väga suureks kasvanud, et pigem jah, et millal see nagu õhku lendab ja kuidas see nagu aktsiaturge võiks mõjutada, et ütleme nii, et vaadates Jaapani, kus Jaapani SKP-st see laenu osakaal oli mingi üle 2 korra vist mingi 220-30%. Ja seal Jaapanis on see, et pluss siis, et nad on nagu oma inimeste enamasti nagu võlgu, et see võib-olla aitab rohkem, aga vaata me keegi ei tea, sellepärast mulle USA nagu natukene närvidele käibki, investori poole pealt ka tõesti, et see nagu üle jõu elamine, aga teisipidi on jällegi seal, kui sa innovatsiooni tahad, siis ega mujalt eriti ei saa ju. Mujalt ei saa ja ma olen kuskilt lugenud mingi analüüse ka kunagi, et on samamoodi näited tehtud, et USA riigi võlakoormus on ja kas see kuidagi on selle riigi nagu aktsiaturgu mõjutanud, tegelikult ei ole. Et sellest sa ostad nii-öelda aktsiat on ju, võtame näiteks mingi Google'id, Amazonid, see top 7 tehnoloogia ettevõtted, neil on nagu tohutult cashi, et ja võlga peaaegu ei ole. Võlga ei olegi, et selle mõttes, et see, kui riigis läheb midagi väga halvast, et loomulikult, kui kogu indeks nagu on ju müüakse ära, siis ka aktsiaid nagu mõjutab, aga suures pildis ma arvan, et see on nende aktsiatele jälle nagu ostukoht nagu, kui need kiirelt ära kukuvad, et fundamentaalselt tegelikult väga suures pildis need ettevõtted äritulemust ei mõjuta, sellepärast need on globaalsed ettevõtted, globaalselt ostetakse mingi iPhone ja mingi teenused on ja et selle Ameerika riigi võlakoormus otseselt ei tohiks nagu mõjutada. No veel jah, lihtsalt ütleme iga asi nagu, eks seal on ka seesama Kevin Walsh, kes nüüd keskpanga juhina nagu tuli, üks tema soov oli ka, et saaks selle asja nüüd natuke nagu kontrolli alla, et vähemalt kasvaks sellises tempos on ja ma ei tea, tegelikult saaks küll, ma arvan, kui tahaks seda koormust nagu allapoole tulla, ma ei tea, võtad küll. Ütleme, sellest nii-öelda nõiaratast on väga-väga keeruline välja saada, et pigem ma arvan, et USA lähebki seda teed, et inflateeritakse ennast välja, nii-öelda, et sul varahinnad kasvavad kiiremini nii-öelda, kui nagu riigi võlg ja majanduskasv on. Teine variant, et võtavadki Venezuela endale ja Venezuela nafta ja ongi see võlamure lahendatud.
jah, nii et jah, erinevaid võimalusi, et nii on või noh, kolmas variant, et tõesti hakatakse mingil hetkel ostma väga pikaajalisi võlakirju. See on kõige tõenäosem kusjuures. Kui ma vaatasin kas või mida nagu uus keskpanga juht nagu mainis, et pikaajalise raha hinda on vaja alla saada. Ja, täpselt ja kui sa ostad 30-aastast võlakirju ja tood nagu ildi allapoole, siis samal ajal tõenäoliselt sul laenukulutused intressidele ka kukuvad. Aga no, elame-näeme. Järgmine nädal siis jälle ja kuulake meid ikka ja järgmine nädal on meil teile üks väike positiivne üllatus ka, aga täna ei ütle veel. Ja olge valmis juuniks. Ja, kõik head ja kuulmiseni. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja peanõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool. Aga mis see evidentide on? Ei teagi niimoodi vahe praegu öelda. Ma ei tea. No see, pane ära nüüd. Pane ära toru. Ciao. Ciao.